järgmine päevakorrapunkt number 4 on Elva turundusstrateegia ja tegevuskava 2014-2020 kinnitamine. Oli ettekandjast palun jälle abilinnapea Heiki Hansen. Aitäh! Lugupeetud volikogu, teie ees on siis teistkordselt Elva turundusstrateegia. Kui siin nagu alguses kõlasid süüdistused, et siin ei ole mingeid parandusettepanekuid arvesse võetud, siis ainukesed parandusettepanekud laekusid arengukomisjonilt ja Rein Kuresoolt, mis olid vist juba enne eelmist volikogu teada. Ja enamus parandusettepanekuid ei puudutanud tegelikult sisuliselt dokumendi muutmist või mingite uute strateegiliste suundade sissetoomist, vaid olid kas siis lihtsalt inimese arvamusena käsitletavad või siis ettepanekud, mida tuleks arvesse võtta selle strateegia elluviimisel ja juba igapäevases töös kasutada. Et siinkohal ma loeksin ette need olnud ettepanekud või siis arvamusavaldused, kuidas siis mingi neist klassifitseerub ja siis ka meie konsultandi vastused neile küsimustele. Et ettepanek, mis mõningal määral arvesse võeti, oli see, et kõik need illustratiivsed materjalid tuleks viia lisadesse. Ikkagi oli arvamus, et kardinaalselt seda struktuuri ümber töötama ei hakata, et see on ikkagi selline nii-öelda maitse küsimus, aga selleks, et ta ei tekitaks segadust lugejas, selleks siis need pandi eraldi kastide sisse ja sinna pandi kommentaari juurde, et see on illustreeritud materjal selle töögrupi tööst. Ja ma loeks siis need nüüd ükshaaval ette nii need küsimused kui siis vastused. Esimene küsimus siis kogu strateegias peaks olema rohkem läbiv sihtgrupp Elva praegune elanik, struktureerida võiks rohkem fookus algusesse ja seletused lisadesse. Ja vastus. Strateegia on töögrupi töö tulemus ja läbivad sihtgrupid tekkisid töögrupi töö tulemusena. Strateegia elluviimiseks välja pakutud süsteem ajutrusti ja arendusgruppide näol annab võimaluse Elva praegusele elanikule suunatud tegevusi eelisjärjekorras ja suuremas mahus planeerida ja ellu viia. Elva elanikule suunatud tegevused on toodud tegevuskavas turundustegevust all esimesena. See tähendab, et ta seal on esimesena välja toodud, siis nad on ka kõigile nagu selgesti nähtavad ja kui nüüd see töögrupp hakkab tööle, siis ta võib veel ümber struktureerida ja tegeleda just nende asjadega, mida ta eriti prioriteetseks peab. Siis teine küsimus või ettepanek. Praegused üritused peavad pildis olema, turundus ei ole piisav juba tänastele sündmustele, rohkem reklaami peab olema autojuhtidele, kõige olulisem on see, et ei oleks aja viivitamist strateegia elu rakendamisel. Reklaami olemasolevate sündmustega seotud arendus- ja turundustegevused on toodud tegevuskavas turundustegevuste jaotuses. Antud tegevused on ka ajaliselt tõstetud tegevuskavas esimestesse aastatesse, kuna nende realiseerimine on võimalik kiiresti ja väiksemaid ressursse kulutades. Ja see on siis ka üks see teema, mis kindlasti peaks olema selle töögrupi või ajutrusti töös siis arvestatud. Kolmas küsimus. Ajutrust tuleb kiiresti moodustada ettepaneku koos juunikuise muudetud strateegia või linnavalitsusele esitada ka ajutrusti koosseis. Sisuliselt tähendab see seda, et strateegiat hakatakse kiiresti ellu viima. Sama strateegia on vajalik Elva arenguks ja Elva elanike jaoks. See, miks nüüd seda ajutrusti pole praeguseks hetkeks moodustatud, enne kui volikogu pole kinnitanud seda dokumenti, mille alusel see ajutrust tööle hakkab, ei ole ju mõtet inimestega sõlmida kokkulepped ja rääkida ja meelitada neid tegema tööd, mida nad veel täpselt ei tea, mis tööd nad tegema hakkavad. Et ma eeldan ikkagi, et kui dokument on
kinnitatud, siis saab ka väga konkreetselt inimestega juba vestelda sel teemal ja nad teavad, millega nad tegelema hakkavad, et nüüd kindlasti tuleb selle arvutusti tegemisega kiiresti või kokkupanekuga kiiresti tegelema hakata. Järgmine küsimus, Elva või ettepanek. Elva peab olema atraktiivne eelkõige lähipiirkonnale. Rohkem esile tuua fookus peredele, et asi ei jääks riiuli peale seisma, on tarvis PR-töötaja või teenusepakkuja leida arendamiseks, edasiseks arendamiseks. Jah, sellega võib kindlasti nõus olla. Elval on võimalik lõigata kasu juba olemasolevatest tarbijatest, müüa neile teenuseid, mida täna ei pakuta. Suur potentsiaal on Tartu piirkonna näol. Teenusepakkuja aitaks kindlasti saavutada tulemust kiiremini, samas ei tohi see jääda ühe inimese või töötaja mureks. Strateegia elluviimise tulemuslikkus sõltub siiski laiapõhjalisusest. Sisuliselt peab selle eest muret kandma nii linnavalitsus, volikogu liikmed, ettevõtted, elanikud kui innustav juhtgrupp. Suur roll on ka arengugruppidele, kes aitavad tegevusi ellu viia ning on huvitatud nende tulemuslikkusest. Ja ma ei tea, kui mina isiklikult seda dokumenti lugesin, siis minul jäi küll igalt poolt kõlama ikkagi, et see fookus on ikkagi eelkõige peredele, olgu see siis Elva pere või Tartu pere või siis veel laiemast piirkonnast. Ei saa öelda, et see dokument ei keskendu peredele eelkõige. Järgmine küsimus. Kaasamine oli probleem, aga see selleks. Terminoloogia, looduspa, teaduspark looduses, veealune kontserdisaal ja nii edasi tuleks lahti seletada lisades. Vastus. Nimetatud asjad ei ole terminoloogia, vaid on töögrupi sees toodud näited ideedest ning ei ole eraldi välja toodud strateegia tegevuskavas. Need ei ole mitte planeeritavad tegevused, vaid töögrupis välja toodud ideed, mis on lisatud illustratiivselt. Ja et siis neid eristada sellest nii-öelda strateegia dokumendist veel paremini, et inimesed valesti aru ei saaks, on siis nendele lisatud selgitavad märked ja nad on eraldi kastidesse pandud, et oleks lihtsamini mõistetav. Järgmine ettepanek. Strateegia on hea stardikoht, rohkem võiks olla siiski elanikele ja Elva perele. Kohene reklaam on oluline teema. Ja vastus, Elva elanikud on eraldi sihtgrupp ning juhtgrupil on võimalus antud tegevused esiplaanile seada. Näiteks Elva peredele suunatud turundustegevused on tegevuskavas esimesed. Järgmine ettepanek. Visioon ei meeldi. Miks tulla? Fookust peaks veelgi suurendama. Terminoloogia on tõepoolest probleemiks. Viia kohalike asutuste juhid lõplikult valminud turundusstrateegiaga kurssi. See, et asutuste juhte kurssi viia, see on nagu vältimatu ja mitte ainult asutuste juhte, vaid kurssi tuleb viia ka kõik huvigrupid, et nad saaksid ühes suunas liikuma hakata. Kui visioon kellelegi ei meeldi, siis tuleks öelda, et mis teha, et kui me nüüd võtame selle konkreetse inimese visiooni ja kirjutame seda dokumenti, siis tekib küsimus, et miks töögrupp üldse eelmisel aastal 3 korda koos käis, et siis oleks võinud ju visiooni küsida kohe sellelt inimeselt ja oleks dokument valmis olnud. Et see visioon on ikkagi kujunenud selle töögrupi töö tulemusena ja ta on selline, nagu sealt sisend on saanud. Ja siis on ka konsultandi vastus sellele, et mida rohkem inimesi on kursis strateegiaga ja aitavad seda ellu viia, seda suurem on tulemuslikkus. Järgmine küsimus. Kõige suuremaks miinuseks oli inimeste vähene aktiivne osalus turundusseminaridel, mille tulemusena antud dokument valmis. Antud dokumendi või siis ajutrusti eestvedaja peab olema palgaline eestvedaja, kes otseselt vastutab strateegia elluviimise eest. Vabatahtlikule ei tasuks liialt lootma jääda, palgaline eestvedaja kiirendaks protsessi. Ettepanek. Sihtgrupid võiks olla täpsemalt määratletud. Ja vastus. Antud strateegia loob süsteemi pidevaks arenguks ja nimetatud on fookusgrupid. Kuna strateegia on seotud väga paljude eri teenuste väljaarendamisega, mida täna veel ei ole ning need valmivad järgmistes faasides, siis on mõistlik toodete sihtgrupid kirjeldada tootearenduse protsessis. Seetõttu on loodud strateegia ellu rakendamiseks süsteem, mille käigus toimub ka detailne sihtgruppide määratlemine ja nende kirjeldamine.
Lisaks siis nendele personaalsetele arvamustele on siis arengukomisjon veel otsustanud teha veel lisaks ettepanekuid. Esimene neist siis oli, et kooskõlastada strateegia ja tegevuskava Elva puhkepiirkonna ning Elva spordiliiduga. Need organisatsioonid pole praeguses strateegias kajastatud. Need organisatsioonid on kindlasti ühed nendest huvigruppidest, kes peaks olema kaasatud kindlasti ka sellesse ajuturisti. Ja loomulikult see strateegia valmis dokumendina kooskõlastatakse nendega ja ma loodan, et nende esindajad on valmis ka selles tulevases töös kaasa lööma. Mõlema organisatsiooni esindajad olid kutsutud ka nendele seminaridele. Teine ettepanek. Koostada lisa, milles oleks muuhulgas sõna seletused teaduspark, looduspäeva, veealune kontserdisaal. Sellele tegelikult oli enne juba vastus olemas. Konsultandi vastus on siis selline. Antud lisa ei ole võimalik koostada, sest tegu ei ole strateegia tegevuste või mõistetega, vaid töögrupis välja toodud ideedega, millel on illustreeriv tähendus. Järgmine küsimus. Täpsustada sektsioone, kus on kirjutatud perespordisari, Elva jooksusari, sedasi, et see oleks üheselt mõistetav. Ja vastus. Antud täpsustused tekitavad tegevuskava elluviies tootearendusprotsessi käigus. Strateegia ise ei saa sisaldada tootearendust, vaid annab suunad ja loob süsteemi. Küsimus. Võimaluse korral võiks defineerida omavalitsused, kes on meie koostööpartnerid ka lähipiirkonnas. Ja vastus. Strateegias on toodud välja Tartu ja Otepääga koostöö. Muu koostöö mahub turundustegevust alla tegevuskavas. Juhul, kui on vajadus lisada uus strateegiline suund, tuleb selles osas kokku kutsuda töögrupp ja strateegiat täiendada. Täna ei ole ettepanekuid täiendavate suundade osas tehtud. Siis on küsimus ka või ettepanek, et korraldada turundusstrateegia seire ja juhtgrupi koordineerimine sisseostetud teenusena erasektoris. Selle koha pealt ma arvan, et seire on ikkagi kõige tõhusam siis, kui see toimub ikkagi läbi nende inimeste, kes tegelikult ka ise selle tööga peavad tegelema igapäevaselt. Juhtgrupi koordineerimine, kui peetakse vajalikuks erasektorist sisse osta ja mitte lahendada see olukord olemasolevate inimeste baasil, või me ei oska juba praegu öelda, millised inimesed sinna juhtgrupi kuuluma hakkavad, võib-olla on sealt juhtgrupi seest see inimene, kes on valmis seda koordineerima, et selleks nüüd päris eraldi teenust kohe sisse planeerida. Ütleme nii, et need küsimused saavad siis vastused, kui tuleb juhtgrupp, kes hakkab otsustama, kuidas selle arendusega edasi minna. Ja viimane ettepanek saata parandatud dokument koos ajuturisti isikkoosseisu ettepanekutega hiljemalt 9. juuniks arengukomisjonile viimase kinnituse andmiseks. Sellele ma vastasin, et ajuturist moodustatakse siis, kui volikogu on selle dokumendi kinnitanud ja ei ole probleemi saata see ka arengukomisjonile arvamuse avaldamiseks. Et sellega on siis läbi võetud nüüd kõik arengukomisjoni poolt esitatud ettepanekud või mõtteavaldused. Härra Reinkuresoo arvamusele andis konsultant juba ka mingid vastused eelmine kord volikogu ees. Et siin on suunatud, ütleme nii, et siin on nii isiklikku arvamust, miks üks või teine asi ei meeldi, siin on ka vähe konkreetsemaid viiteid, et suht raske on siin niiviisi konkreetsetele küsimustele anda konkreetseid vastuseid, et võib-olla niiviisi üldisemalt, et mis siin konsultant, millele on viidanud, et strateegia on ikkagi süsteem sihipäraseks turundus- ja tootearendustegevuseks ja üks konkreetsemaid sihte oli ka see,
et Elvas saab aktiivpuhkust arendada ainult koostöös naaberpiirkondadega ja tegelikult ju ka strateegias on mitmes kohas rõhutatud koostööd nii Tartu kui ka Otepääga. Siis on nagu vaieldud selle üle, et kas need meie potentsiaalsed sihtturud peaksid ka olema Soome, Venemaa, meie lähipiirkond, Läti, Saksa, on ka siin toodud põhjuseid, miks üks või teine ei sobiks, et Soomes on palju järvi, et miks nad peaksid siia Elva järvi vaatama, tulema ja nii edasi. Et ma arvan, et see on ka ikkagi selle moodustatava töögrupi ülesanne, et valida need siis suunad, ütleme nii, et kui me hakkame nagu päris sellise vaatevinkli pealt vaatama, et siis me jõuame lõpuks selleni, et eks igas riigis on midagi vaadata ja miks üldse peaks siia tulema. Aga kui me leiame ikkagi sellise konkreetse niši, siis mina arvan küll, et Elvasse on nagu väärt tulla. Ja konsultant on siinkohal ka andnud oma vastuse, et 700 suusatajat päevas talvel, neile ei müüda tänaseid teenuseid, mida nad vajavad. Suveperioodil on samas seisus looduses matkajad ja järve ääres puhkajad. Tartlased Elva külje all on juba täna Elva teenuseid kasutav suure potentsiaaliga turg, kellega eraldi ei ole tegelikult. See näitab seda, et tegelikult meil on juba praegu tegelikult kuhu suunas liikuda, et meil ikkagi on mingi potentsiaalne turg. Ja lõpetuseks on ta siis öelnud, et eelkõige peavad elvalased ise uskuma, et neil on väärtusi, mida enda kasuks pöörata. Ja ma arvan, et see ongi kõige olulisem, et kui me ise ka ei usu, et meil mingeid väärtusi on, siis meil kindlasti neid ei hakka olema ka. Aga see siis oleks nende küsimuste koha pealt kõik, et rohkem küsimusi ei laekunud. Mul endal on küsimus, et palju, kuulasin neid, et palju sinu hinnangul nagu nendest ettepanekutest, küsimustest nüüd konkreetselt puudutasid seda dokumenti ja palju nagu puudutas seda moodustatavat töögruppi. Mul on nagu jäi praegu äkki mulje, et enamus küsimusi oli nagu nii-öelda selle töökorralduse kohta, selle töögrupi kohta. Mul nagu siin dokumendi mõttes väga jääb ka midagi kõrvalt. Ütleme, dokumenti puudutas kindlasti see, et mingid osad oleks tulnud panna lisadesse. See on selline koostaja maitse küsimus, et kui tegelikult ju dokumenti sisu iseenesest ei muuda, ma mõtlengi just kui meil oli just selline koostaja ja ta otsustas selle üles ehitada sellist moodi, et miks me peaks väga vaidlustama ja jõuga seda kõike ringi keerama. Ma mõtlengi, et tähendab just ma tahtsin nende sisuliste ettepanekute kohta, et kas need sisulisi ettepanekuid siis nagu tuli või ei tulnud? Ma lugesin kõik ette. Et oli sisulisi selles osas, mida saab rakendada ja mis ongi rakendamiseks juba selle töö käigus, kui see töö hakkab pihta, et selliseid ettepanekuid, mis just selle strateegia dokumenti oleks muutnud või oleks andnud juurde mingeid uusi strateegilisi suundasid, selliseid ettepanekuid ei olnud. Mul on küsimus korraks arengukomisjoni esimene Fred Koppelile ka, et korraks äkki mainid, kes meie volikogu liikmetest sul komisjonis on? Konkreetsel komisjoni koosolekul osalesid volikogu liikmetest Peeter Plaasik, Rein Aabel ja Fred Koppel. Volikogu liikmetest ei puuduti kellegi. Et kas volikogu liikmetest kellegi poolt tuli konkreetseid ettepanekuid sulle? Kõik ettepanekud olid nimeliselt tegelikult, mis me protokollis kokku võtsime ja ma saatsin volikogule ka selle sõna. Jah, ma tegelikult ma meelega ei hakka neid nimesid praegu nimetama, aga tegelikult ma oleks võinud ka nimetada muidugi. Kus ma oma jutuga nüüd jõudu tahtsin, oli nagu see, et mille pealt mina nagu isiklikult eelmine kord jäin erapooletuks selle dokumendi vastuvõtmisel oli nagu see, et fraktsiooni poolt Elva Odav, et tuli seal enamus fraktsioonide liikmete poolt väga kritiseeriv hinnang sellele dokumendile
ja ma vaatasin, et kui tahetakse nagu seda dokumenti muuta, siis okei, et 1,5 kuuga ei juhtu mitte midagi, et anname inimestele võimaluse. Nüüd ma nagu selles suhtes kuulan nagu neid ettepanekuid, et ettepanekuid praktiliselt ei tulnud. Oli kolm ettepanekut, tähendab 3 inimese poolt tehtud ettepanekut siis läbi arengukomisjoni, aga ma väga hästi nagu mäletan inimesi, kes sellel teemal nagu võtsid eelmine volikogu nagu teravalt nagu sõna ja ehk siis inimesed, kes eelmine kord selle arengu või turundusstrateegia siis nii-öelda maha tegi, ühtegi ettepanekut reaalselt nagu siis teinudki. Et selles suhtes nagu väga veider asi, et kus see sisuline pool on, ma tahaksin teada, et äkki keegi kommenteerib. Mina tegin ettepanekuid 3 korral. Esimene kord, kui selle dokumenti levitati volikogu liikmetele, siis ma vastasin, seda ei antud edasi. Siis teatati, et ettepanekud ei ole tulnud. Andsin Piret Halliksassi natuke muudetud paketi ettepanekuid seal. Ma tegin 3. ettepaneku meil koondus Jüri Allikmed kokku. Ja need natuke mõnevõrra on ka need sisud olnud erinevad, et tegelikult minu jaoks oli kõige suurem probleem see, et tegelikult see dokument ütleb, et meil üsna sõnaselgelt, et meil nagu toodet veel ei olegi. Et siin ei ole nagu midagi veel hetkel müüa, tootearvud on oluline. Selles suhtes on need ideed on siis need illustratiivsed plastikeste sees, ka neid ideid ma andsin juurde, miks oleks nüüd ka need sinna plastikeste sisse pannas, need on natukene realistlikumad, kui need veealused kontserdisaalid ja see nagu puutuvad toote arengu puhul tähendab, et räägiti sellest dokumendis, et Elval on väga head looduslikud eeldused ja 11 keelrajatiste ja nende radade ja nii edasi näol. Looduslike eelduste koha pealt ma tegin ühe sellise kommentaari just selles vahepealses ettepanekus, et tegelikult tuleb väga tõsiselt mõelda selle peale, et Järegi järv vajab olulist saneerimist. Teda ei saa käsitleda päris garanteeritud sellise loodusliku ressursina selles seisundis, nagu ta on. Kui me tahame rääkida mingist Elva arendamisest looduskuurortiks, siis see on nagu esmatähtis. See ei ole siiamaani jõudnud sinna dokumenti sisse. Ja sihtturgude koha pealt ma räägin kui turismiettevõtja, et tegelikult turismiettevõtjad on kogu aeg aastate jooksul põrgavad kokku selle pealt, et on mingid konsultandid, kes teevad alati paremini turismiettevõtjad, kus on sihtturud ja kuhu peaks panustama, et olete löövad mööda. Et neid sihtturgude asju neist oleks lahti kirjutada rohkem, et kui nad on olemas, kuidas siis seda soomlastele atraktiivselt teha. Kuidas öelda sakslastele, et Elva on selline koht, kuhu nad peavad tulema, nad on alles avastanud, et Eesti on omaette riik. Et ei ole üks Baltikum, vaid Eesti on omaette riik, et tõesti Eestit võetakse juba sihtturuna. Lõuna-Eestit kui piirkonda veel mitte. Sellest ei maksa veel rääkida, ammugi mitte Elvast. Et need asjad on ikka väga tugevalt nihkes ja selles kontekstis on väga imelik kuulda, et ettepanekuid ei ole tulnud ja ettepanekud on olnud täiesti olemas. Keegi tegelikult ei seadnudki kahtluse alla härra Rein Kurasvara poolt tehtud ettepanekud, et Heiki Hansen ka ekstra juhtis sellele tähelepanu, et lisaks arengukomisjonile Ei, määrad põlutuse kõigi. Ja ma tahtsin uuesti sinna tagasi jõuda, et kas on nendel volikogu liikmetel midagi nagu öelda, kes need eelnevalt seda dokumenti kritiseerisid, aga ühtegi ettepanekut ei teinud? Pole midagi teha. Ma vabandan, ma kritiseerisin ütlema, et kiidusõnu, et ikkagi üks minu ettepanekust oligi selle struktureerimine, sest iga dokument peab olema selge ja kui on tegevuskavast strateegia dokumendis, siis ta ei ole selge. Ja kiidusõnad peab ütlema seda, et seda on arvestatud. Mitte küll vajalikul määral, mida enda poolse seisu arvamusena, aga on arvestatud. Nii et ma ütlesin, et ka nõus sellele, et me nõus kriitikaga, et ei ole ühtegi ettepanekut tulnud ja et ei ole need ka midagi teinud. On küll teinud. Aga mis minu poolt on nagu kahjuks on jäänud seal edasi arendama, on see, et mulle meeldib ka, et kui me siin oleme küllalt konkreetselt pannud tegevuskava sisuliselt, mis on ikka nagu struktuuris eraldatud, siis nende tegevuskava juures, kus on kuupäevad ja nädalad ära määratud, mingid toimuvad, siis nende taga ei ole vastused. Vaadake, kui me midagi tahame teha ja tõesti on tulnud dokument, kus on
nädalate kaupa ära määratletud, missugust tegevust tehakse, siis peab olema ka selle tegevuse eest vastutaja. Kui see dokumendis on sellise detailsusega juba hakatud tegema, kui sa ütled A, siis peab ütlema ka B. Kui jääb strateegia dokumendiks, kus ei ole ka konkreetset tegevuskava, okei. See on siis järgmise juhtgrupi teema, tegevuskava väljatöötamine, vastutuste jaotamine ja edasi. Aga siin on öeldud nii-öelda A on ära öeldud, tegevuse nädalate kaupa see on ära jaotatud, aga vastutajat ei ole. See oli minu teine märkus, mille ma juhtisin tähelepanu. ma hakkan siit Peetri otsast pihta ja siis ma jõuan Reimani. Et tähendab tegelikult see, mina arvan, et see ongi õigem, et need vastutajad tulevad siis, kui meil on koos juhtgrupp, kes hakkab reaalselt tegelema, et kui see oleks teistpidi, siis võib-olla seda juhtgruppi poleks nagu väga vajagi enam. Aga härra Kuresoo puhul siis tegelikult kõik need ettepanekud, mis aga välja tõid, siis need on ju tegelikult nii-öelda tootearenduslikud. Et kindlasti ei olnud selle strateegia väljatöötamise töögrupil või nende seminaride nagu eesmärk tegeleda tootearendusega ja ilmselt need inimesed ei olekski need olnud, kes tootearendusega oleks pidanud tegelema. See tootearendus peab tulema nii ettevõtjate kui kohaliku omavalitsuse kui erinevate huvigruppide koostöös, et pigem see strateegia annab ikkagi selle suuna, mille poole nähakse liikumist ja ega lõppkokkuvõttes ei ole ka välistatud, kui see juhtgrupp või ajutrust jõuab sellele arusaamale, et mingi see suund on absoluutselt vale ja peaks olema teiselt poolt või ütlevad ettevõtjad, et me mingil juhul sellel suunal ei ole valmis tootearendust tegema, siis muudetakse seda dokumenti ja minnakse selles suunas, mis ühiselt kokku lepitakse. Õigem, kas tahtis Rein Kuresoo mind huvitab, et kes linnavalitsuse liikmetest hakkab vastutama siis antud valdkonna võllu rakendamise eest. Kui me selle dokumendi täna siin vastu võtame, kelle vastutus alaks selle puhul? Kui minna järgmiste päevakorda punktide juures, siis seal on, ma saatsin volinikele, on selgelt kirjas, et uus abilinnapea hakkab linna maine kujundamise tegelema linna maine kujunduse korraldamisega ja turundusstrateegia elluviimise koordineerimisega. Ja siis tahaks küsida, et Peeter Laasiku küsimus, mis volikogu listi tuli, minu meelest ei leidnud vastust, et kes olid need tublid inimesed, kes aitasid kaasa selle dokumendi valmimisele, et seda töögruppi ei olegi nagu avalikustatud. Jah, ma pean tunnistama, et ma üritasin seda nimekirja leida, aga kuna Merike Järg oli lahkunud ja tema asjad olid pakitud kõik kastidesse kokku, siis ma ei suutnud seda kohe leida. Ma leidsin selle täna, ma saatsin Peetrile, mul ei olnud meeles, et see tuli listi, ma mõtlesin, et see oli Peetri personaalne küsimus, ma ei tea, kas oled selle kätte saanud, aga see ei ole saladus, selle võib saata. Selle nimekirja võib saata. Ma aitaks niimoodi, et ega mul ei ole kah nagu meie siinpool teeme igapäevaselt muud tööd ja kell 2 mulle olen meilile nagu ei jõua vaadata ja valmistada. Ei, aga ega see ei ole mingi saladus ja me saame selle saata ka laiemale ringile. Et tegelikult ma veel kord ütlen, et sinna olid kutsutud ka kõik linnakodanikud, kuna see kuulutus avaldati Elva Postipoisis. See oli linna kodulehel, reaalselt tulid kohale need ja ka volikogu liikmetele saadeti, mitte küll vist personaalsed kutsed, aga nii-öelda üldine kutse volikogu liikmetele, et nad saaksid seal osaleda. Ja siis ka olid mingi sihtgrupp, mis oli personaalsete kutsetega, et tegelikult oli kõigil see võimalus. Ja sealt, see, mis ma saatsin, seal on kahe seminari nagu osalejad, et sealt on näha ka, et palju esimese ja teise seminari vahel neist järgi jäänud ja kolmas seminar oli natukene veel juurde. Jah, ma paluks, et
see oli kogu volikogule, siis palun saada kogu volikogu vastus, et siis on nagu... Jah, ma võin selle saata, et ma ei hakanud seda vana meili üles otsima, mul oli meeles, et ma lubasin selle üles otsida ja saata ja ma sellepärast saatsin ainult sinu meilile, aga ma võin saata seda, see ei ole küsimus. Okei, kõige teadmiseks, siit poolt hakkame pihta, Lühihallikuga oli vist kõige esimene meeli püstis. Head kolleegid, kõigepealt teeme ühe asja väga hästi selgeks, et mingisugust dokumenti kahjuks ei ole. See, et volikogu otsuse lisaga kuulutatakse mingisugune paber, mis meenutab rohkem nagu slaidiprogrammi, nimetatakse strateegiaks, turundusstrateegiaks ja tegevuskavaks, ei muuda siis seda slaidiprogrammi veel dokumentiks. Tuletan teile meelde, et kui tahate teada, kuidas näeb välja üks dokument, mille võtab vastu omavalitsus, siis me tuleme selle koha juurde, see on Elva kalmistu määrus. See on vormistatud nii, nagu peab olema ja tuletan teile meelde, et kohalike omavalitsuste otsused vormistatakse määrustena. Ja ma ei näe küll mingisugust põhjust, miks pärast niisugune väike asi nagu Elva kalmistu kasutamise kord, et see sõlmitakse määrusena, aga tegevuskava, turundusstrateegia tegevuskava aastatel 2014–2020 vormistatakse üksikotsuse lisana. Üksikotsustus on selleks, et me valime linnapead, valime mingisugust teeme üksikotse. See ei ole üksikotsustus. Ja minu meelest ei ole meil probleemi üldse selles, et slaidiprogramm on väga tore. Need veealused kontsertisaalid ja minu lemmik on muidugi see seenekujulise limonadi putla. No kui te tahate ette mailina, kuidas te saate sundida kedagi hääletada selle poole? Kui te ütlete, et see on otsuse lisa, üksikotsuse lisa, kus on sellised asjad. Kas on siis kohustus, kas Heike Hansen hakkab ehitama meile limonadi kujulist putlat või Toomas Järveoja ehitab veealuse kontsertisaali. Kui see on kontsertisaali, siis milleks me arutame väikses linnas kultuurimaja juurde ehitust. Sest ilmselt võtab see kõik ressursid ära. Ja kui te ütlete, see on lihtsalt niisama illustratsioonid, paneme kasti sisse, no poige, me ei mõtle vastu illustratsioon, see ei ole mingi laste raamat, kus on mingisugust illustratsioon. Nii et mina arvan küll, et see ei ole võimalik seda turundusstrateegiat vastu võtta üksiku otsustuse lisana, see võetakse vastu määrusena, määrus jõustub alles siis, kui ta on avaldatud Riigi Teatajas koos algtekstiga. Kas te kujutate ette, et see slaidiprogramm, mille iga leheküljel alla on kirjutatud, et see on Pärnus tehtud kellegi saami poolt, et see on siis Riigi Teatajas ametlik dokument, mis määrab ära Elva linnavolikogu ja linnavalitsuse töö järgnevaks 6 aastaks. Minu meelest on see väga näoväärne. Minu meelest on selge see, et minu meelest oleks teha väga selge ülesanne linnavalitsusele ette valmistada selle määruse projekt. Ja määruse projektis on täpselt olema väga selged asjad, nii nagu on igas juriidilises dokumendis. Seal peab olema millisel õiguslikul alusel määrus kehtib kohtile reguleerimisala, siis peab olema kohaldamisala seos teiste õigusaktidega. Kuna turunduses selles on olemas terminid, mis ei ole mitte üheski juriidilises dokumendis, mis reguleerivad omavalitsuse tööd, peab olema defineeritud terminid, näiteks turundusstrateegia, mis teised asjad on. Siis peab olema, kui see on strateegia, siis peab olema ta selge juhtimisstruktuur. Kindlasti peab olema mõõdikud. Mille alusel me üldse hindame seda, kas see strateegia on edukas või mitte edukas. Siis on, need tuleb ka selgelt kirja panna, et mida me saame selgelt. Siis on selgelt on kohustus, keegi peab seda tegema. Siis tuleb öelda seda, et mitte niimoodi, et me hiljem 3. punktis järsku loeme, et on tekib uus abilinnapea ja temal on tore mingid kohustused. Miks pärast see siin strateegias sees ja ma kujutan ette, et see on mingisugune dokument, siis peaks selle selgelt ütlema, kelle kohustus see on. Samuti ka vastutus ja aruandlus. On selge see, kui keegi on kohustus näiteks linnapeal või ühe abilinnapeades, siis on täpselt peab olema kirjas see, kuidas ta sellest aru annab. Peab olema see, et näiteks kord aastas võib ka öelda, milliselt konkreetselt volikogu istungil annab ta täpselt aru sellest, kuidas see strateegia tegevuskava ellu viib. Ja ma ütleksin,
siis kui need tunnused on olemas sellel dokumendil, mis tõesti hakkab meenutama siis, et see on mingisugune ametlik dokument, mida saab linna volikogu vastu võtta, siis ma olen sellega nõus rääkima. Aga need ilusad toredad liigitused ja pildid ja raamid, muuseas see oli kohutavalt palju kordusi, ma arvan, mõnda asja oli 5 korda, mis korratud erinevates kohtades ja selles, ma ei tea, kas oli selleks, et leerida arvused saada või midagi. On mõelda väga tore, aga kuulge, see ei ole tõsi jutt, see ei saa olla see, mida me nimetame Elva turundusstrateegia tegevuskava. See pildi slaidiprogrammi ei ole kindlasti seda. Üks hetk korraks, et enne kui Sallel oleks sõna anda, et kõik ettepanekud pidi esitama, mis kuupäevaks see oli? 1. juuliks. Teiseks. Või teiseks juuliks. Et siin tuli nagu rida ettepanekuid ja mul on nagu küsimus, et miks pärast need ei jõudnud nagu linnavalitsusse? Ma rääkisin täpselt sisuliselt, ma ei tea, võib-olla ma peaksin kogu aeg üle rääkima, täpselt seda sama juttu, sisu poolest ma rääkisin eelmisel volikogu me arutasime neid asju ja võeti kõigepealt vastu otsused, kõik ettepanekud laetavad 2. juuliks nagu linnavalitsusele Eiki Hansen meili peale, et see oli seesama asi, millele ma enne tähelepanu juhtisin, et väga keeruline on dokumenti parandada, kui ei ole sisulisi ettepanekuid. Et kui oli tähtpäev 2. juuniks need asjad saada, et nüüd me laseme selle 2. juuni üle, nüüd me tuleme jälle volikogu kokku ja siis räägime nendest ettepanekutest, et nii me nagu ei jõua. Ma kordan veel kord, ma ei näe ühtegi dokumenti, mida saaks parandada, kui oleks dokumenti parandada, siis hea meelega. Slaidiprogrammi saab parandada, ma ei näe selle poole. Ei, aga siis oleks võinud ettepanek formuleerida nii, et see on slaididokument pandud teha sellisel kujul. Et aga praegu niimoodi, et selle ettepanekud ei ole nagu tehtud. Jah, korraks, mis puudutab seda juriidilist poolt, et äkki Salle annab kommentaari? Ma enne vastan natuke sellele muule poolele, et siis Salle saab anda kommentaari, et üks asi, mis puudutab igasuguste dokumentide ja linnavalitsuse otsuste ülesehitust, siis selles osas mul ei ole juba alust kahelda linnasekretäri võimekuses. Aga teisest küljest, et nüüd võtta, et ma ei saa aru, miks näiteks härra Allik on võtnud nõuks mõnitada neid linnakodanikke, kes need utoopilised ideed on välja käinud ja me tegelikult ju teame kõik, et tihtipeale on just utoopilistest ideedest kujunenud ühel hetkel mingid väga väärt asjad, et nagu siin eelnevalt on ka korduvalt öeldud, siis need illustratiivsed mõtted seal ei ole selles mõttes mingi tegevuskava osa, vaid need on selles töögrupis osalenud inimeste välja käidud ideed ja mina ei saaks küll öelda, et need ideed, et kui me tapame juba eos nagu kõik ideed, siis me ei saagi eeldada, et meil ühel hetkel peaks kuskilt linnast mingeid ideid enam tulema, sellepärast inimesed lihtsalt kardavad neid välja öelda, kui nad saavad pärast läbi 2 volikogu mõnitamise osaliseks tänu sellele. Saan äkki kommenteerib ka õiguse poole, kas ta on niimoodi vormistatud nii nagu ta peaks eelnevalt? Tähendab selles suhtes, et kas nüüd kinnitada see siis nüüd määruse või volikogu üksikakti otsusega, et lähtutud on sellest, et määrusega on nüüd kehtestatud Elva linnavolikogu see arengukava 2012–2020 ja seal oli üks tegevuskavas üks punkt, et tuleb välja töötada see strateegia ja selle alusel nagu ongi nagu võetud, et need arutati volikogus läbi ja siis kinnitatakse lihtsalt see dokument, see on töödokument. Et ma ei näe, et see peaks olema nagu määrusega. Sest väga paljud volikogu võtab paljud asjad vastu otsused. Aga siin võib vaielda. Okei, Salle
et see seisukoht on juriidilise poole pealt olemas, volikogu eesseisus on kunagi võtnud ühehäälselt vastu otsused, mis puudutab vaidluseid juriidilistel teemadel, siis võetakse aluseks linnasekretäri arvamus ja juhul, kui tekib mingisugune lahkarvamus selle juriidilise paikapidavuse suhtes, siis tehakse selle kohta eraldi avaldus. Ehk see mõte on selles, et ühe korra oleme siin juriidiliste asjade üle vaielnud, me saime 5 punkti ja mille suhtes oli ka väga kindla seisukohal, et kõik on nagu vettida, aga lõpus oli neist 1 vettida, aga 4 tükki ei olnud. Ehk ei ole mingit alust nagu täpselt nagu Eiki Hansen ütles kahelda Salle-Vitso pädevuses, mis kuulus seda dokumenti esitada. Aga palun veel üle teine täpsustav küsimus. See ei ole täpsustav küsimus, vaid see on kommentaar. Esiteks, ma ei ole kedagi mõnitanud. Minu meelest, kui mõnitatakse volikogu, kui pannakse määrusena või otsusena sisse niisugused asjad, mis on see. Loomulikult on väga tore fantaseerida, ma ka fantaseerin ja kirjutan toredaid lugusid, aga mitte selles, kus tehakse seadusloomulikult. Anname välja kohaliku omavalitsuse seadusi või regulatiivdokumente. See on mõnitamine, kui sinna pannakse jäetakse sellised asjad sisse. Ja minu mõttest ma rääkida, nüüd teine asi on selles, et see ei ole küll täiesti protesteerinud. Selline seisukoht, et linnasekretär on kõrgem autoriteet juriidilistes küsimustes, siis ma absoluutselt täiesti protesteerin. Sellist asja ei saa olla. Meil on üks Eesti seadus, kus selline asja tuleb. Volikogu eesseisus võttis, kujundas selle seisukoha, see on kõigile teada, see on protokollitud ju ka, et juhul, kui tekivad juriidilised vaidlused volikogu ruumis, siis me ei lasku nendesse juriidilistesse vaidlustesse, sest me ei ole siin kohtusaalis ja sellisel juhul võetakse juriidilisi vaidlusi lahendada ainult kohtusaalis. Jah, seda küll. Me võime teiega vaielda juriidilisi vaidlusi mis iganes, aga me ei ole keegi siin juristid. Et selles suhtes minul teada ei ole juriidilisi haritud. Ja see on volikogu eesseisuse poolt protokollitud, see on ühehäälselt vastu võetud, et juhul, kui tekivad sellised vaidlused, siis lähtutakse linnasekretäri seisukohast ja kui linnasekretäri seisukohaga keegi volikogu liige ei nõustu, siis tal on õigus esitada eriarvamus, mida te ühe korra olete ka teinud ja täpselt samamoodi siis antakse sellele kas kirjalik vastus linna juristi poolt või on teine võimalus uuesti, et pöördutakse kolmandate isikute poole, mida me ühe korra ka tegime ja saime sealt samasuguse vastuse, nagu linna jurist meile ka ise rääkis. See ei ole muidugi õige, aga teiseks see on Eesti seaduste väga omapärane ja loomulikult või väljakõnne. Sellist Eesti seadust ei ole ja kui see otsus on, siis on see vastu Eesti seadus. Okay. Siis lähme siit edasi, mis Tõnu Aeval oli küsimus? Olles just ütles, et see on ainult just mingisugune unel või mingisugune selline mõte, utoopiline mõte, et kas volikogu on seda väärt, et seda utoopiat siin nüüd kuidagi kinni. Et jõudu tööle ja tooge see strateegia nüüd siis 2 või 20 pügalana välja ja võtame suhtsuse vastu, kuhu pürgida. Aga sellise umbmäärase lisana, kus on igasugust jama kokku keerutatud ja täiesti ütleks, et ka Elva linna elanikke, neid, kes hoidsid seda vana sulguslinna staatust üleval, mõnevõrra isegi nende linnaelanike mõnitavalt nagu hinnangut antud sellele vaevalikale tööle, mis nad tegid omal ajal, siis kui kehtis Nõukogude Liit ja Nõukogude Eesti ja nii edasi. Et siin peaks ka natuke nagu tundma nagu austust ja pieteeditunnet ka nende inimeste suhtes, keda palju enam meie hulgas ei ole. Aga see dokument on täiesti mõttetu ja tühimeisu ja volikogu aega näidata, see on võidab.
ja repliigi korrana, eks ju, et jah, me ei ole juriidilise haridusega, aga näed, me oleme veel hullemad kutsutud kui juristid, eks ju, me peame otsused olnud. Siin ei olnud midagi väga vastata, et võtame järgmise küsimuse Fred Koppel. Jah, et kui sa Meelis kandsid muret sellepärast, et volinikul on liiga vähe küsimusi esitanud, siis mul on nagu tegelikult pigem vastupidi, et mul on nagu, et neid küsimusi ja ettepanekuid on tehtud päris mitukümmend kokku ja konsultant ei ole ühtegi arvesse võtnud. Et tegelikult on dokumendis uus ja dokument vana, on see 3 liigi pealkirja muudetud. See on kogu need konsultandi töö, mis on tehtud 2 lugemise vahepeal. Sellest tulenevalt, et konsultant lubas volikogus, et jah, ta koostab lisa, jah, ettepanek on hea. Ja tundub, et tegelikult on nagu võetud see suund, et pareerida kõiki ettepanekuid. Ja seda olukorras, kus need kodanikud on siis kas volikogus või komisjonides teinud päris mitu tundi vabatahtlikku tööd või Rein Ülesande ettepanekuid, et on see inimene, kes sellest palka saab, teinud 3 pildi pealkirja muudatust. Et see on nagu kurb, et kui praktikaks saab, et küsime küll ettepanekuid, aga neid arvesse ei võta, siis edaspidi neid ettepanekuid ei tehtagi ja see on pigem mõnitamine minu meelest. Aga mis puudutab nende ettepanekute pareerimist, siis ma ei ütleks, et need ettepanekud nii sisutud olid, et selle asemel, et tõepoolest seda veealust kontserdisaali sinna turundusstrateegiasse panna oleks võinud ära mainida kas ühe sõnaga Elva spordiliit, mida ei ole kajastatud. Või Elva puhkepiirkond, mis seal puudub. Selle asemel konsultant otsustas öelda, et need inimesed on kutsutud küll. See näitab seda, et tegelikult seda turundusstrateegiat oleks olnud kui parem, kui selle tuleb soovida. Mis puudutab seda just konkreetselt neid asju, mis sinna tulid, siis ega neid mõtlenud konsultanti, aga seda on ka korduvalt rõhutatud, et kõik see sisend on tulnud sellest töögrupist, kes 3 korda seminari käis. Ja konsultant kirjutas ainult selle asja kokku, milline see sisend tuli. Aga kui sa rääkisid siin sellisest heast tavast, siis see, et viimasel ajal on hea tava see, et volikogu lükkab kõik linnavalitsuse algatused nurka ja tagasi, see võiks muutuda selleks, et volikogu liikmed ise õigel ajal lülituvad protsessi ja annavad oma soovitused ja nägemused õigel ajal selle protsessi, aga mitte siis, kui kõik töö on tehtud. 6 aega enne tähtaega. Seesama dokument on volikogu käes alates veebruarikuus ja kui sa ütlesid, et konsultandil oli 1,5 kuud aega sellega tegeleda, siis konsultandil oli aega need võimalikud ettepanekud sisse viia täpselt nädala aja jooksul, kuna see 2. juuni oli ettepanekute esitamise viimane tähtaeg ja sellest nädala aega hiljem pidi see olema juba ettevalmistusel, et ta saaks volikogu päevakorda lülitada. Ma siiski saatsin selle 3. mail vist kommentaaris nii palju, et minu meelest Peeter Klaasik just selle tähelepanu, et mingid tema ettepanekud on juba arvesse võetud. Midagi üles. See pärast ei saa öelda, et ei ole arvestatud. Jah, et selles suhtes, et selleks võiks Fred Koppeli kõrvust mööda. Aga lähme edasi järgmise küsimusega Tiiu Aastal. Kõigepealt mul on üks küsimus ja üks märkus. Kui ei ole mingisugust tootearendusstrateegia, kuidas saab olla turundusstrateegia? Mida me turundame, kui me ei tea, mida me tootma hakkame? Sellepärast, et kui meil ei ole tootmist, siis meil on turundada ainult saneerimata jäänud ja unikmänni käisid. Selle jaoks seda suurt dokumenti küll vaja ei ole. Ja teine, mis on märkuse korras, härra Meelis Karro, palun nüüd tähelepanu, see on teine mõnes. Ma kuulsin siin 2 korda märkust, et need, kes avaldavad arvamust praegu selle otsuse kohta, et nemad mõnitavad selle koostöö. Kas tõesti on mingi seadus, mis näeb ette, mida võib sõnavõttudes öelda ja mida ei või kas üldse võib sõna võtta või on käsk üldse teatud inimestel vaikida? Paluks vastust nüüd Meelis Karro teilt selle kohta.
selle teie väljendite kohta, mis on minu jaoks ääretult solvavad olnud. kui me nüüd natuke meenutame ja kõik hästi mäletame, siis mina ei ole midagi mõnitamisest rääkinud. Täpselt, selle sõnavõtuga esines Eiki Hansa. Mõlemite poolt võis. ja ma ka täpsustan, miks ma nimetasin seda mõnitamiseks, sellepärast et läbi 2 viimase volikogu on kõlanud ainult see, et mingi veealune kontsertsaal ja ma ei tea, mis asi veel, et see on ju naljanumber ja kuidas üldse sihukese mõtte peale saab tulla, et see tegelikult on selle mõtte väljakäija mõnitamine. Tegelikult on. Sellest igasugune selline arengudokument saab sündida ainult siis, kui tõesti lastakse vabalt mõttel lennata ja kui ette öeldakse juba ära, et ära mõttelendu siin nagu väga välja käima hakkab, siis ei saagi mingit arengut tulla. Mõttelend on hea, aga siiski volikogu otsus ei ole mingisugune laste ulmeraamat, kuhu me illustreerime veel ilusat pildid ka juurde. Aga volikogu komisjonide protokollid võivad olla piltide ja joonistustega, et see on täiesti normaalne. Kui nad on sisulised, siis jah. Korraks Tiiu Aasi sõnavõtule, et ma tahaks asja ära klaarida, et kas keegi volinik kuulis veel minusugust, et ma ütlesin sõna mõnitus? Praegu ütlesin. Kas te äkki Tiiu Aas korrigeerite oma küsimust, suunad selle Eiki Hansenile või jätta oma seisukoha juurde? Eiki Hansen selle kohta juba vastas. Aga te väitsite, et mina ka ütlesin. Üldiselt jah. Väidan küll, et ta seepärast täpselt kordusena ka säästpoolt. Okei, väga hea, sellest on siis ülejäänud volinikud kuulsid küll teist asja, aga palun, kas siin repliik Eiki Hansenile, et muidugi tuleb minna sügavamale, et ta on mitu korda etteheitus, et meie ei ole osalenud nendel koosolekutel, seda strateegiat ettevalmistatud koosolekutel, kuhu meid on kutsutud ja on kinnitanud, et see kutse on olemas. Et Eiki Hansen on selline mees, keda peetakse nagu tõe ekvivalendiks, et kui ta ütleb, et 6 meest valetavad, siis Eesti Postipost kinnitab ka, et need 6 meest valetavad ja Eiki Hansen räägib tõtta, aga äkki sa Eiki näitaksid seda meili mulle, kus neid kutsutud on. Ma tahaks seda väga näha, sest mina ei ole seda saanud. Mina ei saa kahjuks seda meili näidates, selle meili saatis välja Merike Järv, kes neid seminaride kokkusaamist korraldas ja tegelikult ka Fred Koppel on kinnitanud, et jah, see kutse oli, aga et ta esimesel ei saanud osaleda ja rohkem talle enam infot ei saada. Mina olen kutse saanud, aga rohkem ei reageerinud. Mina võin ka kinnitada, et mind on ka kutsutud kui voliniku kõikidele, aga ma ei saanud osaleda enam. Reinu võis siin kommenteerida ei saa tõesti, kui tema ei ole saanud. Siis võib-olla tõesti... Ma ütlesin, et ma vaatasin ära, et tõesti on see meil. Peeter korra saan rääkida ilma särgi. Lihtsalt öelda, et ma tahaks rohkem konstruktiivsust, sest hea tava ikkagi ütleb, et üks koosolek kestab 1,5 tundi ja mitte rohkem. Me oleme 4. punkti juures ja me ainult jahume ja me jahume juba teist korda, et lõppude lõpuks tuleks ka midagi nagu ära otsustada. Väga õige tähelepanek, et volikogu esinema on kohustus anda iga küsimuse juures 5 minutit kõigile sõnavõttudeks pluss 2 küsimuse täpsustav küsimus, mis mõlemad tuleb kesta 2 minutit. Et selles suhtes me ei saa kuidagi, mul ei ole võimalik kuidagi sellest minult üle hüpata, kui keegi sõna tahab, siis vastavalt seadusele ma pean nii käituma ja seda ma kavatsen teha. Aga väga õige tähelepanek, konstruktiivsust on meil vaja. Peeter Laasik. Tahan sisuliselt märkuda, et siin oli ka see teema, et ikkagi oleks prioritiseeritud Elva linna elanikud, pered ja lähiümbused. Siin oli ka vastus konsultandilt, aga mina olen seda vastust ebarahuldavaks. Praeguse hetkeseisuga minu arusaamist mööda see turundusstrateegias ei ole prioritiseeritud kõikidest probleemide ja lahenduste kontekstis Elva linna elanike ja lähiümbust. See on punkt 1. Punkt 2 on see, et vaatasin kähku selle meili, mis sa siis kell 14.31 mulle saatsid. Võin öelda niimoodi, et oli 14 inimest koosolekul, nendest 6 tükki on Elva linnavalitsusest, 3 tükki on maavalitsusest. Kui suur on ühiskondlik haaratus, siis arvutage ise. Ma saatsin selle ka kõigile volikogu liikmetele juba.
ja seal oli kindlasti rohkem neid inimesi. Viimane koosoleku ja lugege üle, aga ma arvan, et see oli lihtsalt detail teadusest, et igaüks saab pärast lugeda. Et see asi saaks siin ära klaaritud, et siis ma loen ette need organisatsioonid, kelle esindajad seal olid. Sihtasutus Lõuna-Eesti Turism, Elva linnavalitsust oli 3 inimest, Kadri Kivari, ei ole määratlust millisest asutusest, Tartumaa Tervisespordikeskus, Tartumaa Arendusselts, Verevi Motell, Üllikoort, siis huvikeskus Sinilind, Tartumaa Spordiliit, Sihtasutus Elva Haigla, Kohvik Ameli, Elva Matkakeskus, Tartu Ärinõuandla, Tartu Maavalitsus, MTÜ Reipa Sammuga, härra Robert Oetjen on määratlenud ennast looduskaitseühinguga Kotkas, siis Elva Varahalduse OÜ juhataja oli kohal, Sihtasutus Tartumaa Turism. Ja see ongi siis kõik. Ei olnud sugugi ainult maavalitsus. Ma vastan täpselt. 3. protokoll, 3. oli otsustuskoosolek, ma võtin selle lahti, sa praegu lugesid teise koosoleku osalemist. Kahjuks see, et 3. osaleb vähem, näitab ilmselt teise koosoleku produktiivsust, et ilmselt osalejad enam ei tulnud kohale. Mina võtsin praegu välja 3. koosoleku protokolli. Ja seda ma olen varem öelnud, et iga seminarides inimeste hulk vähenes, kes sinna... Ja ei kasutatud kaasamise võimalust. Kes kohale tulid, aga ega kui inimene ei tule kohale, siis ega... Ma tegin ettepaneku kasutada elektroonset kaasamist kohe esimesel koosolekul. Seda ei võetud arvesse. Elektroonset kaasamist? Jah, meili teel, et saaks arvamust avaldada, et materjalid kogu aeg kätte saada. Okei, me läheme liiga detaili. Me jääme sellesse kinni, et palun volinikud, siin on vist olnud 2 küsimust, on 1 olnud, palun teine küsimus siis. Jah, et ma tahtsin seda ära klaarida, et meil just Peetriga juttu ei klapi, et Peetriga midagi võeti arvesse, midagi mitte. Vähemalt need failid, mis on volikogu dokumentidest võrreldes eelmise koosolekuga ja uue volikogu dokumente võrreldes, et see on tarkvaraga, mitte visuaalselt peale vaadates, oli erinevus faili nimes, oli uus kirjutatud, erinevus 3 pindi pealkirjas, mis oli ühe sama kirjeldusega, et ühtegi sõna juurde kirjutatud ei olnud seda ilma kinnitada täitsa niimoodi raportid. Kas on veel? Ma korra vastan, et ma tegelikult ju pikalt iga küsimuse juures vastasin ja seal oli tegelikult vastus olemas, miks teda ei olnud sellesse strateegia dokumenti arvestatud. See ei tähenda seda, et tööprotsessis seda ei arvestata, sest palju olidki just sellised punktid, mis ongi arvestamiseks siis, kui seda hakatakse ellu rakendama. Kõik videokordustest on võimalik need eeklase selgitusega kõigil uuesti üle vaadata. Mina olin ka arengukomisjoni koosolekul ja kiitsin tookord heaks need ettepanekud, ise tegid ka ettepanekud initsiatiivgrupp koostada või moodustada ja ma ütleks, et meil on see asi nüüd 6 aega viibinud, seda pole tehtud, kui oleks eelmine kord seda vastu võtnud, ma arvan, et väga oleks see initsiatiivgrupp olnud ja oleksid mingid need samad ideed, mis meil oli arengukomisjonis, oleks juba saanud hakata neid rakendama, nii et nad õige koosolek, meil oli õiged ettepanekud, ainult 1 kuu 5 aega. Juba juutid tulevad neile ja 6 aega on ka. Kas ma võin ka mõne sõna öelda? Aar Andersonil oli käsi esimesena püstis ja paneb selle teise küsimus. Mina eelmis volikogus ei olnud, aga siin on kriitikat on tehtud hästi palju, ma ütlen mõne positiivse sõna ka, et ega siin kindlasti on konkreetsete tegevuste hulgas on ka väga palju selliseid häid asju, mida igal juhul oleks nagu mõtteks rakendada ja mis võib-olla igati kohased, aga mul on siin praegu ees nagu 3 lehte, kus ma olen püüdnud selle tuuma nagu tuua välja, et kõige tähtsamad kohad selles dokumendis on, et loomulikult siin võib detailide kallal nagu hästi palju monita ja seda ongi tehtud, aga keskenduda tuleks nagu olulisele ja
ja kui ma nüüd püüan siin nagu nende 3 lehe pealt võtta välja, et kas see dokument annaks meile nüüd nagu soovitud eesmärgi, siis ma näen siin küll, et see rõhuasetus on Elva kui sellise tervistava ja aktiivseid tegevusi pakkuva looduskuurordi peal, mis läbib nagu siin sellise punase niidina kogu seda dokumenti ja siin on kokkuvõttes ka toodud välja, et kuhu soovime jõuda, siis tervistav aktiivseid tegevusi pakkuv looduskuurort. Me võime väita, et ega meil on täna ka midagi samalaadset siin Elvas olemas, eks ole, et seda see keskkond enam endast kujutab. Ja kui me nüüd püüaks nagu korra võtta need kesksed tegevused, väärtused ja strateegilised sihid nagu kokku, siis me võiks näiteks 7 aasta pärast öelda, et me oleme täpselt samas seisus. Meil on samasugune selline ilus looduskuurort siin Elvas ja mis nagu vahepeal juhtunud on, et kas me punktist A punkti B kulgedes oleme ka mingit lisaväärtust saanud, siis see dokument seda kindlust kahjuks ei anna. Ja sellepärast ma lihtsalt üritangi seda selliselt kokku võtta, et mul on siis ettepanek seda dokumenti mitte punnitada vastu võtta, see on tõesti ikka väga-väga palju kriitikat tehtud ja ei ole mingi mõtet punnitada seda teha, et pigem võiks see initsiatiivgrupp või kes iganes panustada sellesse, et meil oleks siin päevakuus ja parem dokument, et selle tuleks nagu rohkem kasu. Aitäh! Kas on veel küsimusi? Auvõttest ja palun. Ma kuulan seda strateegiat ja kuna ma olen Elvas sündinud ja Elva patrioot ja 10 aasta pärast on 70 aastat aeg, siis ma võiks teile paari sõnaga rääkida, kus on see strateegia. Mis oli vanasti, seda ei ole kunagi tagasi minemist, aga täna me peaks arutama ja alustama ühest ainsast asjast, ja see pisike asi on enda jääd, mis on seda rahvast õnne. Mul on sõber, akadeemik, professor, kes käib iga aasta Elvas suunitamas, siis ma mõtlesin mulle teada, et maailmas on järvesid palju, aga niisugust männimetsa pole kuskil kui Elvas. Vanad professorid suunitasid vanast Elvas, ei olnud järve ääres, või tulid metsa, aga need metsades on saanud võsa. Meil ei ole enam ühtegi parki. Seda ei ole tehtud 30 aastat. Meil jõuti ilus ujula maha, tehti maha tasa, aeti liiga täis. Järv on täna laste basseinist, kuni sinna kurdeni on võimalik ujuda, ülejäänud on liba ja rämpsu täis, see ei ole järv. Me peame kuskilt ühest punktist alustama. Aga kas te teate, kui kuulsad inimesed on Elvas suutnud? Ma toon ainult ühe inimese, kes on täna Ameerika Ühendriikide iidol. Selle mehe nimi on Mihhail Balõstikov. Ta on 2 korda Elvas kuulde kaupa suunitud klassieerida. Nii kuulsad inimesed, täna Putini panga president, kes on 30 aastat Elvas suunitud. Aga need on kõik äri, aga me ei ole teinud selleks, et päästa oma järgi ja alustada see. Me võime neid strateegiaid siin täna mõtelda välja neid utoopilisi asju. Ma võiks ka teile utoopia rääkida. Alustame palun ühest asjast. 5 aastat tagasi mõtlesin Kepi Kalleri. Seal on 4 vilku või seda puud seal järve ääres, mälud Kalleri. Et võtame need paljud sealt maha, need on inimesed, need on ümber kinni kasvanud. Siis sellest 5 aastat tagasi Kalleri ütles, kohe, homme võtame maha. Neist on 5 aastat mööda. Elva järv on männimetsad või puhtaks. Me räägime mingi strateegia. Teeme need männimetsad puhtaks parkideks ja teeme selle järve ääre korda ja rahvas hakkab vaikselt tagasi. Sest te kujutate ette, siin samas 360 kilomeetri kaugusel elab täna 7 miljonit inimest. 7 miljonit inimest. Kui me teeksime natuke veel midagi ja aitaksime rahvast siia tuua, see on see strateegia. Siis hakati tulema. Terve Elva linna inimesed elasid kuuridega, suvel kuuridega ja suvitajad elasid laeva. Kas me saame neid kuulsaid inimesi tuua? Need on linnikandis kõik olemas. Aga selleks on vaja hakata peale, kus meie Elva linna valitsus peab hakkama peale ja siis sellele koonduda 10 äri. Mitte ütled, et ärimus peab täna alustama ja linnavalitsus teeb strateegia. Satsite inimesed kaitse. Tehke järve ääre korda. Ma toon teile 10 juhti. Ma toon teile 10
kes ütleb, et mul ei ole, tõesti, ma ütlen ausalt, inimene, kes täna elab Elvas, ei tea, ta on professor, ta on akadeemik, ta on 20 nõukogu alusel, ta on maailma kuulnud millest, et ma ei saa ujuvesse minna, ei ole enam kuhugi minna, teil on kinni kasvanud. Kahjuks mul on meeles, ma tahtsin täna tuua teile pilti. On olemas pilt, seal samas, kus need pajud on, seal puhastab traaklainiga kokku ja teeb seda jälle äärt puhtaks. Sellest on möödas 55 aastat tagasi. See inimene, kes on kopaga kaevad, on täna elab Argimäel, on ära Kepp, kelle poeg on Tallinna lennujaama suur tegelinskis. See on kopaga ja parklaid on autol kõrval, väikse 53 ja suure traaklainiga teedid. Meil on kõik olemas ja võiks seda jälle ära puudutada. Okei, aga alustame poisid sealt, kui peaks alustama, teeme jälle puhtaks, teeme metsad pargi. Väga seisukoht, et see on nüüd ettepanek, aga mina näeksin väga hea meelega, et kui luuakse see töögrupp, siis pikaajaline eluaegne Elvalinna elanik August Kester võtab aktiivselt sellest töögrupist osa ja need mõtted saavad seal ilusti nagu kirja ja miks mitte, et igaüks võtab 10 juurde ja nii. Meil on tegelikult ikka ajalimiit hakkab ka siin, et meil on veel 16 päevakorrapunkti, et teeme niimoodi, et kõik, kes on 2 küsimust küsinud, lähtume põhikirjast, kõik, kes on 2 küsimust küsinud, et rohkem nimetatud teema juures küsimusi ei esita, et palun neid inimesi, kes ei ole siis 2 küsimust esitanud või ei ole üldse rääkida saanud, et palun, kas on selle teema kohta mingisuguseid küsimusi? Ei ole? Mul ei ole küsimust, aga ma lihtsalt head volinikud kutsuksin selle paberi või strateegiaga mitte nii kuri olema. See on ikkagi alusdokument, mida saab alati muuta, töögrupp saab oma juhised võtta ja tegelikult on selle aega ütles ilusti ära 3 teemat, mida on võimalik Elvas müüa. See ongi loodus ja see on vaba aja tegevus. Ja siia kuulub nii sport kui kultuur kui matkamine kui kõik muud. Ja selle suunad ja siin saab panna nüüd see töögrupp paika, kuhu kindlasti teie kõik oma sõnumid saate edastada. Tegemist on paberiga ja me saame iga kell, igal ajal sellele järgnevale töögrupi moodustamisele panna oma tähtaegu, oma küsimusi, oma ettepanekuid, oma nõudmisi. Hakkame siiski kuskilt pihta. Me oleme nüüd jahunud seda 2 volikogu ja me jällegi tahame seda tagasi lükata, mis eeldab jällegi sügisesse ja me ei ole jälle kuskilt seda startist. Ma ei usugi, et selles dokumendis on 100% kõik teostatav ja ei peagi olema. Seal ongi visioone, mis peaksid olema natuke ulmelised, et kuhugi suunas hakata liikuma. Ja see suunad on mida olemas. Ei ole. On. Ja sama looduskeskkond. Utoopia. Reaalsuse paneb paika töögrupp. Otsus on täitmiseks. Arengukavas on samuti üht kui teist visioone tõmmatud, mida kõike ei mahu kindlasti tegevusplaani. Otsused on täitmiseks. Otsus ongi täitmiseks ja töögrupp peabki hakkama ellu viima seda. Aga siis ei saa sinna utoopiat panna, seda ei saa täita. Visioonid ongi tuleviku pööratumine. Üks asi on visioon ja teine asi on otsus. Et paljude inimeste jaoks üks asi, kellelgi on mingi asi utoopia, kellelgi on see reaalselt teostatav, eks inimeste võimed olegi nagu erinevad ja ma usun, et palju sellest nagu sõltub. See, mis on teie jaoks utoopia, on võib-olla Leevasul jaoks teostatav. Aga minu ettepanek on panna see eelnõu hääletusele. Rein Kuressool oli 2 küsimust, ma pean minema päevakorraga edasi, et meil ei ole mõtet ennast siin kordama hakata, et nüüd me ei jõua mitte kuskile. Et paneme selle eelnõu hääletusele ja volinikud saavad oma seisukohta anda läbi hääletuse. Kes on nimetatud eelnõu poolt ja turundusstrateegia tegevuskava 2014-2020 kinnitamise poolt, palun anda käega märku, kes on selle poolt. Üheksa poolt häält, kes on vastu, palun anda käega märku. 8 vastu häält, seega on otsus vastu võetud.